Tšau! Ma loodan, et olete kõik terved ja saate kodus lisaks suurele õppimisele aega ka kunsti teha. Täna ma räägin teile ühest ülesandest, mille nimi on teekotikesed silmade all. Et kui liiga palju ekraani vaadata, siis võivad sellised kotikesed silmade alla tulla küll. Sellepärast ma palungi teid vaadata hästi kiirelt minu video ära ja siis minna päriselt kunsti tegema, et silmad saaksid vahepeal ekraanist puhata. Ja selleks, et ülesannet alustada, ongi teil vaja alguses teekotikesi. Selliseid teekotikesi. Et küsige oma emalt, isalt, vanaemalt, kas te võite kapist võtta ja kasutada kunsti tegemiseks teekotikesi. Piisab ühest, aga kui teil on erinevaid teepakke kodus, näiteks punast teed, rohelist või musta, siis te võite kasutada erinevaid teesid, sest nad on erinevat värvi. Kui te olete leidnud need teekotikesed, siis võtke tass või tops ja pange see tee tõmbama. Palage tassi põhja ainult hästi natuke vett, üldse ei ole vaja palju, nii et see teekott oleks veega kaetud. Ja siis jätke see seisma. Võib-olla soe vesi ei pea keetma kuuma vett, aga mida soojem vesi, seda paremini see tee sealt pakisest välja imbub. Ja siis tõstke need tassid kõrvale. Ma pärast räägin, mis me nendega edasi teeme. Nii, tee on teil pandud tõmbama ja järgmise asjana oleks teil vaja paberit. Aga see ei pea olema nüüd suur paber, mille peale saab joonistada ja kus ei ole ühtegi kriipsu enam tehtud. Et seda läheb vaja hiljem. Aga praegu võib olla vabalt selline tükike paberit, mis on kuskilt mõnest muust kunsti tegemisest näiteks üle jäänud. Et minul on siin selline auk on sees ja siin on soditud ja lõigatud erinevatest kohtadest. Et selline paberitükike sobib väga hästi. Ja selle paberiga on nüüd nii, et sinna peale hakkame joonistama me suid, neid saaks, ninasid ja silmasid. Aga te ei pea neid joonistama üksi ja ise, et te võite oma perega kampa võtta, kui nemad tahavad ka vahepeal kunsti tegemisega muudest asjadest puhata. Siis viige lihtsalt üks paberitükk näiteks isale ja öelge, palun joonista mulle siia üks suur suu. Ja vii talle pliiatsid ja siis, kui ta on selle ära joonistanud, siis võta see paberitükk tagasi enda kätte. Ja siis sa võidki käia kõigi oma pereliikmete juures, nii et sa lased neil joonistada suid, silmasid, ninasid, miks mitte ka tegelikult kõrvasid. Ja kogud need paberid kõik kokku ja pärast siis lõikad välja. Ma näitan, mina olen juba selle osa ära teinud. Et siin on minul välja lõigatud silmasid. Et nagu te näete, need silmad, ma ei ole üldse teinud nagu päriselt ju silmad kollased ei ole. Aga teie võite kollaseid silmasid või lillasid või siniseid ka teha, miks mitte, et ei pea olema täpselt seda värvi nagu päriselt inimestel silmad on. Ja silmadega on ka nii, et näiteks, et kui mul on üks silm veel, ma näitan kohe, et see silm võib olla väsinud ja vaadata allapoole, see silm võib vaadata kuskile nagu suunaga, et kui te joonistate selle silma värvilise osa mitte täpselt keskele, vaid ühele või teisele poole nurka, siis see silm justkui vaataks kuskile poole. Siis ma olen joonistanud suid, selline naeratav hammastega suu, siis ma olen joonistanud sellise avatud suu, näete, siin on ka huuled täitsa sinised hoopis, et ei pea olema roosad või punased. Vaatan, siin mul on üks veel. Ja siis olen ma joonistanud ka ninasid. Selline üks lai, suuremate ninasõõrmetega nina. Siis hoopis hästi kitsas nina. Ja siis siuke ka lai, aga lühike nina. Et mina joonistasin need värviliste pliiatsitega ja siis tegin natuke piirjooni markeritega, aga te võite kodus kasutada neid joonistusvahendeid, mis teil on. Kas teil on värvilised pliiatsid, vildikad, miks mitte ka värviga, et kuidas te ise tahate. Oluline on siis pärast, kui need on ära joonistatud, paberist välja lõigata. Ja lõikamisel siis tasuks hoolas olla, et ei oleks sakilised ja sellised narmalised need ääred, et lõigake kääridega rahulikult ja
palju teil neid suid või kõrvu või silmi või ninasid võiks olla, on teie enda otsustada. Tehke neid lihtsalt üks paras hunnik, et mille vahel oleks valida. Ja nüüd ma kohe näitan, mis edasi saama hakkab. Kui on tee ära tõmmanud, siis on aeg oma teetassid välja otsida. Minul on siin punast teed ja sellist pruunikamat teed ja ehk leiad kodust ka mõne pintsli. Hea on, kui ta selline pehme karvaga pintsel, mis on mõeldud vesivärvide ja akvarellide jaoks, aga kui ei ole pehmed pintsli, siis kasuta seda, mis sul on. Ja selle sama teega me hakkame maalima. Me maalime paberi peale nägusid. Hea on, kui sa leiad kodust mõne paksema paberi, ideaalis täitsa akvarellipaberi ja mida suurem, seda rohkem sul neid erinevaid nägusid siia peale maalima mahub. Aga sa võid teha ka mitu tööd, kui sul on väiksem paber ja mahub üks suur nägu näiteks. Aga mina olen teinud siia juba selle pruuni teega sellise munakujulise ringi. Et nägu ongi enam-vähem munakujuline, nii et see muna teravam pool jääb siia allapoole, millest tekib lõug. Lihtsalt inimestel on erinevad, kellel on kandilisem lõug ja aga alustuseks piisab sellest, kui sa teed selliseid munakujulisi ringe. Aga kui need on su pildi peal mitu, siis need võiksid olla tehtud erinevad teed kasutades. Ja need võiksid olla pildi peal erineva suuna ja suurusega. Nii. Punane tee jätab, siuksed marjateed jätavad täitsa siukse roosa jälje. Ja nendele munadele võiks juurde tekkida ka näiteks kaelad ja õlad. Et teeme sellele pruuni teega munale ka kaela samamoodi. Ja kaelad võivad olla hästi pikad ja sihvakad või laiemad. Ja nüüd siin näete, et see pruun tee ja pintsel oli mul roosa teega koos, natuke segunes, sellest ei ole ka midagi hullu. Ja kui sa oled neid munasid ehk päid endale teinud pildi peale mitu tükki, praegu ma tegin 2, kohe näitan teil teise pildi peal on rohkem, siis järgmise asjana oleks hea, kui sa võtad selle teepaki ja pigistad niimoodi kuivaks, et ta päris ei tilgu. Ja selle sama teepakiga sa saad näo peale, need, mis siia nüüd tilkusid, las need jäävad siis tausta peale lihtsalt. Aga selle sama teepakiga sa saad tupsutada selle näo peale neid varjukohtasid. Et mis meil on varjus, on näo peal tavaliselt silmaümbrus, sest silmakoopad on, keegi luupea peal on näinud, et need jäävad tumedamad, siis selle teekotiga saab tupsutada, siis võib siia juuste piiri juurde tupsutada natuke tumedust, et terve see pea ei oleks ühte värvi. Panna kuskile siia silmade juurde natuke veel, kus umbes tuleb nina ja huuled. Nii, näete, et on sellised tumedamad laigukohad, jah? Ja siis kaela ja näo kokkusaamise kohta võib ka tupsutada natuke, et kui lõug läheb kaela peale, siis kaela alt jääb natuke tumedam. Sama ma teen ka selle punase teega. Pigistan selle siit natuke kuivemaks. Näete, see punane tee kuivas nagu selliseks lillakaks, mis on ka tore. Ja siis samamoodi saate tupsutada sellised näovarju kohad selle teekotiga peale. Nii. Nüüd see peaks natukene kuivama, aga minul on siin tehtud juba enne üks teine tupsutamine ja teega maalitud pilt, kus te näete 3 pead. Ja nüüd, kui sul on need pead ära kuivanud, siis sa saad otsida liimi ja neid ennem enda valmis joonistatud silmasid ja ninasid ja suid ja kohe ära liimi, aga hakka vaatama, et kuhu võiks panna, millise silma, millise suu. Näiteks, need ei pea olema üldse nagu päris inimesed, ehk siis miks mitte panna ühele tegelasele üks suur silm,
siis vaatame, paneme selle sina praegu siia. Paneks äkki selle suu siia. Ja kui see suu on suur ja läheb lõuast üle, sellest ei ole ka midagi. Vaatame. Nii, paneme talle sellise. See on nagu tulnukas natuke. Nii, siis mul on veel siin silmusid. Vaatame, kas saame kuskile mõne nina ka panna. Nii. Vaatame, mis sellest ninast saab. Näiteks niimoodi. Mul üks nina jäi üle, võib-olla ma teen pärast veel nende teiste peadega ja saan selle ära kasutada. Nii, ja nüüd sa näed selliseid eriilmelisi inimesi, kes natuke oleks võib-olla nagu tulnukad või kuskilt teiselt planeedilt pärit ja teevad su tuju heaks. Ja kui sa oled välja valinud, kuhu sa need näoosad tahad panna, siis võta pulgaliim ja liimi need peade külge. Nii. Mina liimin siin praegu ühel peal ära ja siis näitan, mis võiks edasi veel teha. Pärast liimin ka teistel nägudel ja näitan teile, mis töö mul valmis sai. Nii. Nii, nüüd on mul üks nägu paika liimitud. Ja nüüd võib oma joonistust siis natuke edasi teha. Et see tee ei jäta väga tumedat jälge. Et kui sa tahad näo juures teha mõne koha tumedamaks, siis saad appi võtta värvipliiatsid. Mina valin siit endale näiteks ühe pruuni pliiatsi. Kohe otsin, neid on siin nii palju. Võtame siit ühe pruuni pliiatsi. Veel ühe. Ja siis võid mõelda, et mis värvi juuksed neil võiks olla. Et kuna need on fantaasia tegelased, siis ei pea need juuksed ka üldse olema sugugi seda värvi, mis meil tavaliselt juuksed on. Ei pea olema pruunid, mustad või kollased, blondid. Need võivad ka olla lillad või sinised juuksed. Mina võtan näiteks punast endale. Võtan punast ja sinist mõlemat ja vaatan, mis mul veel vaja läheb pärast. Ja nüüd sa saadki värvilise pliiatsiga natuke joonistada seda näo välimist külge veel üle, et oleks paremini aru saada näiteks, kus tal algab lõug ja tahad, võid talle siit riideid ka selga joonistada, et võib-olla tal paistab siit mõni pluusikrae. Võib-olla tal on nüüd see kaelas, et seda saad ka ise vaadata. Ma näitan joonistasin siia pruusikae, ma pärast värvin selle ära ka ja siis näitan teile. Ja nüüd võiks, kui sa tahad, sa võid talle teha ka näiteks veel kulmud. Pärast joonistan need kulmud natukene paksemaks. Ja siis võiks talle teha nendele tegelastele ka võib-olla juukseid pähe. Kõigil äkki ei pea tegema, aga need juuksed võivad olla ka erinevas soengus, et võib teha lokke ja võib teha selliseid, näiteks võib-olla tema on üldse siin kiilakas, teeme talle selliseid väikseid juuksekarvu pähe. Ja samamoodi nende joonte tegemiseks võib kasutada ka mingit vildikat või markerit, et ma nüüd joonistan need tegelased täitsa lõpuni ja panen video lõppu pildi, millised nad lõpuks välja tulid ja saadan teile ka näha. Ja kui teie olete enda sellised teekotid silmade all tegelased valmis saanud, siis palun saatke mulle pilte, sest ma nii väga igatsen näha teie tehtud kunsti. Ja jõudu tööle teile. Tšau!